Kütuse hind on juba pikalt pannud meid muretsema ja ilmselt see tõmblemine paraku jätkub. Suhteliselt vähe on aga teada premium diiselküttest ehk HVO-st. Mis on? HVO on premium kõrge kvaliteediline diiselkütus, mis on toodetud taastuvtoorainetest, loomarasvast, kasutatud toiduõlist. Ja miks ta HVO on? Ta on tegelikult hüdrogeenitud siis protsessis ehk et vesinik töödeldud kütus kõrgel temperatuuril, kõrgel rõhul ja see tagab sellise omapära sellele HVO-le, et ta on täiesti värvitu ja lõhnatu. Aga proovime kohe ära. Absoluutselt selgitama hakata, visuaalselt need ära. Ma võtan siit selle tavadiisli, selle lõhn peaks olema vägagi tuttav. On jah siuke klassikaline, kergelt õline lõhn. Jah, täitsa diisli lõhnaga. Aga mina ei ole seda HVO-d ka kunagi nuusutanud ega isegi kasutanud. Peaasi, et sa ei maitse? See pole üldse mingit lõhna. Ei olegi, see on täitsa nagu vesi. Mitte mingisugust lõhna. Absoluutselt. Täiesti lõhnavaba. Täitsa. Ma võin siin täitsa niimoodi õhku ahmida ja see on täiesti samasugune ja täiesti toimiv kütus, mitte mingit probleemi ei ole. Absoluutselt ja selle kõige suurem väärtus ongi see, et kui rääkida sellest, mis vanasti siin 5-6 aastat tagasi müüdi, oli biodiisel rapsiõlist toodetud, oligi selline nagu õline kütus ikkagi, aga see siin on ikkagi vesinikuga töödeldud ehk et molekulid kütuse tootmisel on lõhustatud, lagundatud kõrgel temperatuuril, kõrgel rõhul ja tulemuseks ongi värvitu ja lõhnatu premium klassi kõrge kvaliteediline rohediisel. Aga rääkides HVO-st veel, siis millist kokkuhoidu sellega sõitmine annab? Kõige positiivsem moment on see, et võrreldes diiselkütusega esiteks ta põleb puhtamalt, täiuslikumalt ehk et kogu põlemisprotsess on efektiivsem, tekib vähem kahjulikke siis heitmeid, tahma, mootor käivitub palju kergemini ka külmades oludes ja millest see omapära tuleneb, et esiteks on tal väiksem siis väävlisisaldus, aga kõige olulisem on see, et tal on kõrgem tsetaani arv. Nii nagu bensiin 98 on kõrgem oktaani arv, siis HVO-l on kõrgem tsetaani arv seal üle 70, 71 ja tavalisel diislikütusel on ta seal 50, 55 ja see kõrgem tsetaani arv tagabki siis selle parema käivitumise, puhtama, täiuslikuma põlemise, mootor töötab vaiksemalt ja tekib vähem heitmeid. Tavalise sõiduauto oma tavalise keskmise aasta läbisõiduga seal 17 000 kilomeetrit aastas, siis tavalise diislikütuse korral see sõiduauto paiskab atmosfääri aastas 5 tonni kasvuhoonegaase, põhiliselt sellest koosneb siis CO2-sse. Ja kui me võtame siis 90% vähem CO2 heitmeid, siis 5 tonni asemel on see siis 0,5 tonni, aga kõige ilmekam näide on raskeveokite puhul, mis aastas tavalist fossiilset diislikütust tarbides paiskavad atmosfääri 100 tonni CO2 ja sõites HVO-ga on see tulemus vähem kui 10 tonni aastas. Kas see kütus sobib kõigile diiselmootoritele, ka vanematele? Tema kõige suuremaks plussiks on see, et seda võib kasutada 100% puhtana. Ta on identne keemiliste, füüsikaliste omaduste poolest identne diislikütusega. Mõned parameetrid on paremad nagu tsetaani arv, aga seda võib tarbida 100% puhtana. Meie ei sega diislikütuse hulka HVO-d ega ei sega ka biodiislikütust, mis kunagi siin 5-6 aastat tagasi turul oli ja tekitas probleeme, kütusefiltri tumbistusid, siis HVO-ga on jah nii, et seda võib 100% puhtana tarbida, sest ta on palju parema kvaliteediga.
ja isegi kui seda diislikütuse hulka peaks ka keegi segama, et ei taha tervet paaki kallimat kütust osta, siis võib seda igasuguses proportsioonis vahekorras segada ka diislikütusega, nii et muretsema ei pea. On vanemad autod, uuemad autod, mingisugust vahet ei ole, sobib sõiduautodele ja sobib raskeveokitele. Aga räägime ikkagi hinnast, see on tarbijale väga oluline. Et kui suur see siis hinna vahe lõpuks ikkagi tuleb selle tavadiiselkütuse ja HVO? Aus vastus on see, et tegelikult me maksame HVO müügile peale, et HVO tegelik oma hind on seal 2,5, isegi vahepeal oli 3 eurot liitrist ja seda müüakse diislikütuse hinnaga võrreldes keskmiselt 25 senti on postihind kallim, aga me läbi selle, et ta kõrgem hind on, aga müüme teda tugevalt alla oma hinna, tegelikult me selle vähem teenitud raha HVO müügist, me võtame selle tagasi bensiini ja diislikütuse müügi kaudu, et igal tanklaketil on taastuvenergia kohustus ehk et biokohustus, segab ta sinna siis hulka etanooli või biodiislit, seda saab iga tarbija ise vaadata, et mis kütust ta tarbib, et kas sinna on kirjutatud E0 või E10, E10 tähendab, et 10% on seal etanooli ja samamoodi diislikütusega, et kas on B0 ehk et sinna ei ole midagi segatud või on seal B7, mis 5-6 aastat tagasi oli, see tähendab, et sinna on siis FAME tüüpi sellist biodiislit lisatud. Terminali tanklatest on HVO täiesti olemas. Jah, see tuleb vaadata kodulehe pealt järgi, igas tanklas ei ole, sest ta on ikkagi kallim kütus, me oleme nüüd peast ütlen 7 tanklas üle Eesti, ka siin tanklas on ta müügil, kodulehekülje peal on ilusti näha, saab vaadata, millistes tanklates on HVO saadaval ja ma kutsun üles küll, et proovige järgi ja saate selle veendumuse, et tõepoolest põleb paremini diiselmootor omapäraselt ikkagi teeb häält, aga HVO-ga on see vahe kõrvaga täitsa ehedalt ära tuntav. Meil on väga palju neid kohalikke ja rahvusvahelisi veondusettevõtteid, kes just keskkonnasäästu silmas pidades kasutavad HVO-d oma autopargis.